tere jälle. Veel olen lisajubinaid rattale tellinud. Miks ma olen tellinud selle konkreetse jubina, siis ma olen nüüd 3 korda jäänud CRF-iga pimeda peale. Ja pärast viimast korda, kui tuli sõita novembri alguses, jah, kui ma käisin seal 12 000 hooldust tegemas, siis pimedaks tagasi tulles sai ka kerget uduvihma ja nähtavus oli sisuliselt null ei saa öelda, paar meetrit ikka nägi, aga siis ma mõistsin, et niimoodi enam ei saa, liiga ohtlik on. Et seal tuli ka mitte ainult metsa vahel sõita, mitte et seal metsa vahel lihtsam oleks, aga ka mööda mingisuguseid käänulisi kõrvalteid ja kui sa ei näe lihtsalt kurvist läbi, siis nii ei saa rallit sõita. Ja otsustasin, et tuleb panna lisatuled. Ja tellisingi endale Temust lisatuled, see raske pakk ja ma olen väga positiivselt üllatunud. Pildi järgi tellid, ma võin pärast panna selle pildi ka. Aga kohale tuli karbi täis asju, et tuli ise, tuled ise. Need on korraliku metallkorpusega, hunnik leede sees, veekindlad ühendused ja analoogsed mingisugused mitte Temu omad maksavad seal paar 300 eurot, eks ju, need maksid umbes 30 eurot. Tundmatu tootja muidugi, manufakturer on mingid Guangzhou Mingaki. Nojah, Haibini Roadilt. aga nendest peaks valgust olema küll. Lisaks sellele vaadates ka kinnitused ja mutrid, poldid nende kinnituste kinnitamiseks. Ja kui Temust on võimalik osta ka ainult sellised kopsikud, sest mina teadsin, et ostsin endale komplekti, et me peaks ise hakkama juhtmed juurde ostma. Ostsin ka komplekti, kus on kaasas lüliti. See mahub ilusti mulle sinna Adventure Spec Mini Toweri lüliti koht ka jäetud sisse, et see mahub sinna. Siin on relee kohe selle juhtmistiku küljes, akuklemmid muidugi ja kaitse. Et see teeb selle installimise palju lihtsamaks, kui hakata. Kui oleks ostnud ainult need kausid, siis oleks pidanud ikkagi ise ehitama mingid releed ja värgid vahele ja seda teemat ma ei jaga. Siin on ühenduse jaoks on kohe niisugune klõps kokku ja pind peale ja läheb. Väga palju on, ma ei hakka seda praegu lahti arutama tegelikult, korra mõtlesin, et võtan, aga et selle installeerimine saab olema muidugi paras keemia, kuidas see läheb paika, seda peab vaatama, kuhu ratta külges need panna, seda tuli ka mõelda päris pikalt,
Sest et enamus kohti, kuhu ma alguses mõtlesin panna, seal kui rool ja lenks lõpuni välja keerata, siis ta käib vastu plastikul, nii et põhimõtteliselt on mul ega väga palju valikud ei ole, aga ühe hea koha ma siiski leidsin. Okei, ja katsume siis installeerida need kopsikud, lambid siia rattale. Sellega on see teema, ma kohe näitan. Sellega on see teema, et ainus koht, kuhu ma need installida saan, on siia ette selle tulekaitse külge. Ja põhjus, miks see nii on, siin oleks ilgelt lahe, eks ju, või siis traditsiooniliselt selle amorditooru küljes. Aga ükskõik kuhu mujale või kuhu ma siia selle panen, kui ma ratast keeran, siis hakkab see lamp käima vastu plastikut. Et siia päris ülesse panna on nagu ainus võimalus. Selleks ma pean siis siia selle vahe või siia üles augu puurima, et kinnitada siis see lambi kronstein või mis see siis on, jalg, mille külje see lamp liikuma hakkab. Et selle pean siia panema ja siis ta liigub napilt sellest plastikust mööda, ülevalt mööda. Et jah, ehk siis kõigepealt see maha, siia augud sisse kumma külje poole, nii üles kui võimalik, ehk siis see pilu natuke laiemaks puurida. Ja sealt edasi tuleb juba juhtmete vedamine. Ja võimalus see klaas puhtamaks teha. Ja auk oli siit läbi siis vaja selleks, et see volt siit läbi mahuks.
selle koha pealt ei lähe, siit läheb. Kui nüüd saaks teise ja samas see takistab ka sellel poldil alla levisemast. Kui ma saaks teise sama kõrgelt, siis oleks juba võit. Nüüd ääri pean siin natukene maa viilima. Auk läbi. Nii, ja nüüd tuleb need kronsteinid siia külge panna. Ja ongi kõik, siis tuleb nende külge omakorda panna. Nii. Ja nüüd tuleks panna tuli siia. Siia kohta. Nii. Okei. Ja seda saab niimoodi pärast liigutada. Nii ongi. Nüüd on teisega valmis ja siis vaatame, kuidas ta peale istub. Need kopsid peale. Kopsid. Siis niimoodi.
nii, ja nüüd tuleks nagu uuesti panna siia raami külge ja siis raami korruta külge. Noh. Siuke monster. Nüüd on küsimus selles, kas need kopsikud mahuvad plastidest mööda. Kõrgus on nagu ühesugune. Mõlemad natuke allapoole lontis. See selleks. Aga nüüd. Jep, see läheb ilusti siit. 3 senti jääb. Mis 3 senti? 3 milli jääb puudu ülemisest nurgast. Näiteks kui ratas on alla surutud. See on midagi teine teema. Kui sul pealist on, siis ei pruugi vahet jääda. Ma arvan, et jääb puhul ilusti, läheb mahub üle ilusti. Ette liigutada. Nii, siit kinni keerata, need kruvid. Need saab siit. See on muidugi üks teema, et ma pidin need panema, nad peaksid olema niipidi need kopsikud, aga mul on püstipidi. Ehk siis ma ei tea, kas ta hakkab näitama ka mitte laiali, vaid üles ja alla. Aga ma ei kavatsen neid nagu nii aga sõidu ajal kasutada või ütleme maantee peal ja metsas, pimedas, vahet seal on, valgustab ikka, ehk. Need on nüüd installitud. Aga nüüd alles läheb põnevaks, kuidagi tuleb need juhtmed siit. Ma ei tea, kust kohast ma need vean. See on normaalne. Need on mingisugused 5-meetrised juhtmed on kaasa pandud. Pean mõtlema välja, kuidas neid jätkata saab. Pooleks lõigata ja siis jätkata. See on ikka hullu maja. Jäme juhe ka. Selle tagumise otsaga siin on lihtne, siin on miinusklemm ja plussklemm ja plussi küljes on kaitse, need ma panen siia Oxfordi. Siin on ka relee kaasas. Selle mahutab ka äkki kuskile siia ära istme alla. Kuidagi ikka. Aga jah, nende juhtmetega peab midagi ette võtma. Need on üle mõistuse pikad. Muidugi hästi mulle meeldib, et siin on siuksed veekindlad kinnitused. Järelikult
ma siit vahelt jupi ära võtma. Mul ei ole mingit muud võimalust, kui see juhe lühemaks teha, seda on liiga palju. Et siin on hargnemiskoht. Enne seda ma ei taha lõigata. Lõikan siit pärast, lõikan siit läbi. Siis võtan siit vajaliku jupi. Ja siis liidan need kokku. Ja siis peaks olema okei. Siit ülevalt kuskilt peaks vedama. Jep, mul ei ole näimu, mis siin sees on. Aga ma arvan, et ma äkki selle jagamiskoha saab jätta siia kuskile keskele. No vaatame. Ei, ma pean selle läbi lõikama. Hea oleks, kui siin oleks nagu 2 juhet. Mitte mingid kobarpeenikesi juhtmeid. Jah. Aga vaatame. Wire cutter. Võtame siis siit maalt maha. Ega mul midagi muud üle ei jää. Nii. Puhastame otsad ära. Seda on siin natukene. Tegelikult siit otsast peab ära puhastama. Teisest ma lõikan nagu nii maha. Need stripperid siin. Okei. Nüüd äkki on seda isegi tõmmata näpatsid. Kaks juhet. Okei, see on lihtne. Punane ja must. Natuke veel seda puhastada, siis saab panna siia selle juhtme otsad ära puhastada. Kokku tinutada näiteks. Ja peaks olema väga küll. Nii, update. Nüüd ma olen selle juhtme vedanud siit, siia taha. Selle, kus hargneb, ka siia taha. Ja teise juhtme teiselt poolt, võtsin plasti maha, siia taha. Ja ma saan siia istme alla nüüd tekitada lühenduskoha. Et ma pean selle jootma sellega kokku. Selle jootma sellega kokku. Ja teisega. Ja noh, siit vahepealt siis ära lõikama. Nii palju on üle. Ikka on. Teisega on sama teema. Siit pool meetrit üle. Et ja see lüliti kohe on ka siin taga. Ja need on mis siia junction box lähevad on ka siin. Ühed on siia, need ühed on siin ära. Läheb tinutamiseks.
Noh, pole paha. See on teine juhe ühendatud. Ja siin on esimene. Teine. Ja juhtmelüliti jah. Lüliti juhtmed on ka nüüd installitud siia Adventure Spec minifeeringu taha. Ja siin pool on siis lüliti. Siin pimedas pole näha, aga hops. No nii. Ja hakkabki see installeerimine ühele poole saama. Et siia on siuke mõnus juhtmepundar nüüd tekkinud istme alla. Aga ma arvan, et sellest ei ole probleemi. Nii kaua, kuni me midagi siin istme vahele või plastiku vahele ei jäta. Ja nüüd tuleb veel need kaks otsa siis siia junction boxi panna. Punane plussi, must miinusesse. Ja peaks olema kõik. Vot. Ikka üsna mitu tundi tööd. Aga eks seda siis varsti näha. Kas see ennast ka õigustas? Nii, ja nüüd on ka juhtmed siin junction boxis. Pluss ja miinus. Üks vaba koht on veel jäänud siia, aga tundub, et ega siia rohkem juhtmed ei mahu ka siia saba alla. Aga kogu seda pundart siin, kuskil siin aku külje peale mahutada, oleks olnud päris võimatu. Nii et selles mõttes ma arvan, et väärt vidin. Saab need kõik siia plastiku alla ära peita ja peaks vägev olema. Okei. Tõe hetk. Juhtmed on plastiku all peidus. Junction boxi ühendatud. Enne kui ma hakkan plasti tagasi panema, vaatame siis, kas läheb põlema. Õigemini ma loodan, et ei lähe mitte põlema, vaid tuled süttivad. Esimesena peaks süttima siis lüliti süttis. Oi, see on päris karm. See on tavalise laidiga. Ja see on nende tuledega. Wow! Nii, siin on nüüd tavalise CRF-i omavalgustusega. Ja vaadake nüüd. Pum! See oli ikka ulme, mida need välja annavad. Võrrelda nüüd eespoolt. Võrrelda õues ka. See on siis CRF-i valgustus enda tulega. Ja see on laternaga. Nende kahe tulega. Wow. See on ikka ulme, mida need kaks potsikut teevad siin ees. Et nüüd saab pimeda ajal ka teiti sõita. Päris äss. Ja, et siuke video siis tegelikult olen siin terve päeva möllanud, et
nüüd on ainult plastid tagasi ja ongi elektritöödega vist selle ratta juures praegu kõik. Võib sõitma minna. Davai, näeme ka pimedas. Tšau.